Nüüd on juba näeb. Raul Hanjon, Kalevipoja piltteepuse 3. osa koostaja. No milliseid lugusid Kalevipojast me sellest 3. osast leiame? Et 3. osas on meil nüüd siis Kalevipojast 6. lugu, 7. lugu ja 8. lugu. Et see on mõnes mõttes võib-olla üks niisugune sündmuste rohke just, et siin 3. raamatus tulebki siis meil sepapoja tapmine, mis on väga palju isegi nii-öelda kriitikat leidnud. Samas tuleb mängu Kalevipoja mõõk, mis on omamoodi väga huvitav, kuidas seda on kirjeldatud, kuidas seda tehakse. Ja ka tähtsündmus kiviviskamine, kus siis Kalevipoeg saab kuningaks ehk Eesti rahva valitsejaks. Mida olete ise saanud huvitavat teada Kalevipoja kohta ja ma tean, et te olete Kalevipoja koorinud ka nagu ütleme ajaloolase vaatevinklist või niimoodi, et nagu see tegelikult olnud ja milline aeg oli ja milline arheoloogia tol ajal oli ja mitte ainult muinasjutt, vaid ka nagu tegelik elu. Jah, et see Kalevipoeg on meil kokku pandud muistenditest, et selles suhtes on väga palju vanasi lugusi, mis on omal ajal ka juhtunud. No muidugi jah, kindlasti kes on seda uurinud ja lugenud, on aru saanud, et tegelikult nagu ei ole tegemist siis ühe isikuga ehk ühe Kalevipojaga, aga pigem on siis võib öelda Kalevipoegadega tegemist. Aga jah, väga palju niisuguseid paralleele saab tõmmata vanema ajaga. Te olete valinud iga kord eranima erineva kunstniku ja praegu on Ats Nuki, mida me võiksime selle kunstniku kohta öelda? Tähendab, kunstnikutega on niimoodi, et mina nagu ei grupeeriks, et on head kunstnikud, on halvad kunstnikud. Et alati, kui ma otsin kunstniku raamatu jaoks, siis pigem on minu jaoks oluline, kuidas antud lood sobivad antud kunstnikule. No muidugi on ka omad kriteeriumid, et me teeme mustvalge graafika ja jätame selle ajaloolise kuvandi juurde, et oleks detailne pilt, et teatud kriteeriumid on. Aga kunstniku valik ja Ats Nukk